esimene matkapäev. Hakkame Mestiast minema. No ma arvan, läheb veel umbes 15 minuti pärast hakkame kust jooma. Kui Bear Grylls teeb, siis teeme meie ka. Kuidas muljad on? Näed on lahjad kuidagi. Teravam tõus olla. Küll leiame. Palavam võiks olla. Lehma paska võiks rohkem olla, jah. Mõtlesime omale teistsuguse marsruudi välja kui ametlik matkarada. Mingi imelikul põhjusel läks risti mäega läbi võssi. Vale pööre. Saime võssist läbi. Jõudsime Aasale. Ma vaatan seda radasid. Teised läksid Aasale lõputsema. Meil ei väga hästi rada üles ja siis jalutame lambist mööda põldu. Kuidas kaikaga jalutada on? Väga turvaline. Saad ennast kurjade ja lehmade eest kaitsta. Kepiga on alati parem ilma kepita. Pisut tihke rada, küll ta paremaks läheb. No ei ole hullu midagi, on ju. Läbitav. Perse. Siin läheb kakluseks mingi hetk. Minu ja teie vahel või? Natuke kitsas ja natuke kraabib. Kuidas raevalikut hindad? Väga hea. Olen ka mõelnud, mis tunne lehmadel on, kui nad võtsis käivad. Need oleksid meeter kõrgemalt. Peaasi, et tagasi ei lähe. Ei, siit ei lähe tagasi, jah. Jõudsime Lakiiri külakesse. Täidame veepaake. Ja võib-olla otsime süüa. No mis sa sööd siin? Taava, sa said valesti aru, me tulime vett. Juba sa said tšatša. Pool klaasi tšatša. Ma aitan sulle juua seda. Tegelikult me saime oma vee ka kätte ikkagi. Из Эстонии. О, Эстония! Иди сюда, смотри. Километра? 4. О, очень вкусно. Хороший. За Эстонию и за Прибалтику. Teeme valesti, tegelikult peab ise lõpuni jooma. Lase käia, jah? Meil on vaja järgmisesse külla ka jõuda. Mõtlen seda peale. Võta liha peale, jah? Ja soola ka. Mägedes elavad praktilised inimesed. Piibli lehe siis keeratakse tubakat ja siis suitsetatakse seda. Ja meil läks umbes 1,5 tundi, et veeanumaid täita. Vahepeal jõime mingi X kogust tšatšat ka. No okei, see oli parem, jah. Tšatša jätab loha. Jah, tšatša oli halb, jah. See oli filtreeritud või mis iganes. Когда мы приедем в Эстонию, она же записывает. Когда мы приедем в Эстонию, будем братья. Квенц, асе гагуй маспинслебить. Чтоб дружба. Когда мы в Эстонии будем. Супер. И что мы пили? Это было что? Это самогон Кемали. Кемали. Nüüd sai ka dokumenteeritud, mida me siin jõime pool liitrit näkku. Kuule, businessman, lähme nüüd. Businessman? On miljonär. Miljonär. Jah, ta. Super. Bill Gates? Korraks muretsesime juba, et jalad saavad märjaks, aga ei saa, see on sild. Ei ole hullu. Vastasin täiega sita siis. Mingi loll eestlane on seal. Vaatame, need on märjaks. Täiesti täis ka veel peale kauba.
Katitsa, kaalupoimad on. Aga täispeaga on ikka 3 korda parem trippida kui kainega. Allamäge kill ja. Müristab vaikselt. Loodame, et äikesega pähe ei saa. Lakiirist saime läbi. Nüüd liigume Šabesi suunas. Taavo veab meid. Ma mõtlen, kas see koht on nagu nii parem? Kõige parem. See on kõige kiirem. Lähme ujuma või? Kindel jaa. Paljalt või? Kindel jaa. No 4 kraadi. Vaatamaal ei lähe. Teekond Šabesis. Rada läheb tegelikult kuskilt vasakult, aga me ilmselgelt eksisime jälle. Sinna pidime veits vett ületama, jalad on märjad ja mudased. Paremal on jõgi, millest me loodame silla abil üle saada. Šabesi sild on oma koha peal. Joppab meil, et me ei pea siia jõkke jalgu pidi minema. Äge! Jõudsime Šabesisse ja esimene asi, mis me siin juua saame, on tšatša. Meelsid siia liitus välja jälle? Absoluutselt. 5 liitrit on normaalne kogus tšatšas. Ja tava. Домашний. Ja tava. Pekka. Pekka. Pehka. Pekka. Поздно, Это финские имя. Ночь будет уже там. Pekka, это Viljer. Finlandia. Viljer. Ой, здорово, ой! Братья! Konsiilium ehk siis Taavo otsustas, et me peaksime ikkagi Detnuldisse täna minema. Vihma sajab ja ilm on kehv. Ja kell on palju, aga me ikkagi proovime. No. Taavo, mis kell sa täna kohale tahaksid jõuda kuhugi? Ükskõik kuhu. Kui me täna kohale jõuame, siis meil on nagu liiga minimaalne eesmärk võetud. Ehk siis homme tahad kohale jõuda või? Kui me mingi homme lõunaks, sööme lõunat ja lähme magama kusagil, siis ma ütleks, et me oleme hästi sihtinud. Väga hea, et sina marsruuti ei tee. 6 tundi on jalutatud. Kuidas tuju on? Tuju on hea ja tunne on mega. Võlutaks. Näete Uspa tipp seal üleval. Näete või? See kõige kõrgem. 2 tükki oli. Parempoolne on ka näha natuke. Päris terav reis. Taavo läheb, me võime juua kuskil baarisse nii. Ma elan kaasa. Siit saame vett. Mäe seest tuleb. Natukene kehvasti paistab läbi, aga ilmselt ära ei tapa. No nii, jõudsime Detnuldi suusakeskusesse. See täiega laguneb siin. Kinni on ka ilmselgelt, sest suvi on. Katus on sisse kukkunud. Lahe oleks siin öömaja saada. Teine katse on kilomeeter edasi. Ja siis on mitu tundi Adishisse, kus on võimalus ööbida. Eks näis, kuidas see värk laheneb siin. Kell on 6. Et kui me Adishisse lähme, siis peame kiiresti liikuma hakkama, et pimedaks kohale jõuda. Siin me vist selles asjas me ei ööbi. Aga samas seal taga on ju maja, mis on püsti. Seal saaks ööbida küll. Koerad kauguvad. Koeradel on ju omanikud ka tavaliselt. Härra on seal olemas, jah? Taavo ei suutnud meile majutust sebida. Nüüd me proovime Detnuldi paradiisi saada, mis on ka ilmselt kinni. Taavo sebis lihtsalt meid nagu sealt majutusest minema, pigem oli see küsimus. Oli küll, jah? Ta oli lihtsalt halb müügimees. Nüüd me oleme 700 meetrit vertikaali edasi ja... No meil on siin ka 2-3 nii palju võimalusi lihtsalt. Ja siin on palju võimalusi ja iga puu all saaks ju magada. 3 võimalust. Vihma sajab, jahe on. Vihma sajab, kõik ujub, lastel paha on tuju. Ainult krokodil tulistab veel. Ja Detnuldi paradiis ei ole suurem asi paradiis, sest siia ei saa sisse.
ei saa, kraanist ei tule vett. Ei, muidugi ei tule. Jaa. Maja on kinni ja kedagi ei ole. Nii et siin ööbida ei saa. Soojem on ka nagu kui õues. Ma pigem ei taha siin ööbida. Ütleme nii, et öö elaks üle, aga väga ebamugav oleks. Ma arvan, et pigem jõuame Adishisse jalutada, aga me vaatame kaarti ja sööme musta leiba ja kalkuleerime. Vihma sajab ja õnneks on õhtu juba ja kõik me oleme kaasa võtnud täpselt ujukad, et siia ööbima jääda. Leidsime ühe kena maha jäetud maja. Ma kodus kusjuures mõtlesin, kas võtaks magamiskoti ja madratsi või ujukad. Väga hea, et sa ujukad võtsid, need saab õhtul ilusti peale võtta. Me siis otsustasime minna Adishisse ikkagi, aga enne sööme musta leiba. Mul pole kunagi parem must leib nii hästi maitsenud. On tõesti väga hea. Päev tuleb maru pikk. Kell on 7 kohe varsti. Meil läheb mingi 1,5 tundi võib-olla, et sinna Adishisse jõuda. Ilm on ka maru sitt. Pealambi peab välja otsima vist. Sinna puitpurandaga onni me ikkagi ööseks ei jää. Täiendame pisut veevarusid. Ja siis jalutame Adishi poole edasi. 7 tundi ja 40 minutit on jalutatud. Karuputk ka kasvab siin raja ääres. No nii, lõpuks tuli päike ka välja. Vihme järgi. Pool päeva on vihma sadanud reaalselt. Adishi on mingi 15 pintsa kaugusel. Me oleme 9 tundi jalutanud. Ja kell on 8:30 õhtul. Üks väike võlts ja õhtusöök kuluks ära. Tere hommikust, Tava! Tere! Tutvustan teile Gruusia kuulsaid torne. Need on siis sellised tornid, mis ehitati 12. ja 13. sajandil sõja ajal, kui siis rünnati. Inimesed läksid sinna sisse, üleval oli loomasööd, siis nende söök ja panid siis uksed aknad lukku ja said turvaliselt olla ja terve küla on neid siin täis. Ma näen, mõni on isegi poole peale maha veel. Kõrged lumised tipud paistavad. Varsti läheneme liustikule ja jõeületusele. Standardvärk siin raja peal. Koerad tulevad igast külast kaasa. Nii nagu need tüübidki. Siit jõest on vaja üle saada. Saab minna jala ja saab ka hobustega. Ma arvan, me lähme jala. Otsime mõistliku kohta, kus saaks üle ronida. No nii, Tava on esimene julge, kes proovib. Nii hull, jah? Üle sain. Jalad on külmast punased. Käpuli käisin vette. Tava on ka üle tulnud. Kuldar jalutas edasi. Ma ei tea, vist sai üle. You're welcome. Oh my god. Well done. Nüüd saime jõest üle. Kuldar kaotas plätud ära, sest vool oli tugev. Nüüd peame minema siit risti otse üles. Mingi 800 meetrit umbes. 3000 meetri peale. Siit saime oma veevarud täiendatud. Mõnus allika vesi. Üleval pool on raudselt mingi surnud lehm. Ja siin Kuldar lapib oma varvast. Keskpäev on käes ja juba on esimesed vihmapilved hakanud vaikselt tekkima. See on nagu reegel siin, et keskpäevast hakkab ilme ära pöörama. Praegu mul siin selja taga paistab veel kena liustik. Uuspa ja Mestja ja
need kohad on seal suunas. Over there, down and... That goes down too? Yes. There should be According to my map, which is not 100% accurate. no. Yesterday... We will look it up if it's accurate or not. Ja Kuldar läheb alla sealt kakerdades. Me lähme üles. Okei. Any famous last words? You're very supportive friend. Me olemegi väga toetavad. Me ju ütlesime talle, kuhu minema peab. Make picnics. Me siis kavatseme mööda mäeharja kõrgemale minna. Saame liustikule parema vaate ja lähme alla teisest kohast. Mõnda aega oleme mööda mäeharja tulnud. Nüüd läheme siit edasi nii kaugele, kuni tuleb Kalju vastu. Mägironimist me tegema ei hakka. Hästi cool vaade on siit. Vahepeal kadus see normaalne rada ära. Peab mööda Kaljut hoppima siin. Siuke maastik. Siin mäeharja mööda jalutades on mõned päris sketšid kohad. Ma siis pigem ei filmi. Kasutan parema meelega kahte kätt, et ennast laineharjal kenasti hoida. Vasakule ja paremale mõlemale poole on siuke ebameeldiv kukkumine. Jah, kui Anu hakkab tulema, siis peame tagasi tulema, sest me jätame kotid siia. Lähme. Ja, mina küll jätan. Lähme siit mööda Nõlva üles poole ja vaatame ära, mis seal on ja siis siit lähme alla. Suurepärane rada läheb siit. 3000 meetrit ületasime just. Me proovime näha, kui lähedale me sellele Kaljule saame. Siin taga on see liustik. Seal taga on Adishi, kust me alustasime täna. Jõe ületuskoht on kuskil siin all. No nii, saime oma tänase tipu kätte. Ei lähe sinna või? Ma ei usu. Pole pointi, see ei ole eriti palju kõrgemal ja... Okei. Võite minna, ma valvan kotte. Näed neid siit või? Kui enerksi oleks palju, siis see seal oleks hea tipp, selle ma saaks kätte, jah. Kott ei ole paista. Jääb nurga taha. Saime keset suve lumega kätte. Lähme alla tagasi. Jõudsime kottide juurde tagasi. Nüüd see ajab rahet. Nii suured terad on, et reaalselt valus on. Aja! Ja kohe. Siuksed. Nagu kahtlustasime, siis Nõlv on kohutav. Siin ei ole mingit rada. Kella ja telefoni peal nagu näitab, et on, aga päriselus ei näe siin midagi. Kuidagi me siit allagades peame saama. Vihma sajab. Hästi libe on. Käime Perseliiga 3 sammu järel. Jalad on ka läbi pärjad. Nii et edu meile. Poisid läksid millegi pärast teisele Nõlvale. Ega seal parem rada ei ole. Samasugune rohi nagu siin. Päris ebameeldiv on alla jalutada siit. Aga noh, küll alla jõuab. Mäest saime alla, aga me oleme kuskil täiesti random kohas. See track, mis mul on, see mingit rada seal ei ole tegelikult. Me oleme siin karuputkade vahel ja laveerime mööda Nõlva. Bussist saime välja. Nüüd on midagi, mis meenutab teed. Nii et tundub, et jääme ellu. Ja noh, Snickersit on ka veel, et me ei pea ikkagi teineteist ära sööma. Ma tulin kontrollima, kas sild töötab, näeb otku, nii tore. Veetase on kõrgem kui sügisel igatahes. Homme on vaja seda kasutada. Ka madalatele kõrgustele on lund jagunud. Kalde küla on kiviga visata kohal. No nii, jõudsime kaldesse. Kuldar on ammu kohal.
pidime 1,5 tundi hiljem jõudma, aga jõudsime palju? 4,5 tundi. 4 tundi. matkasime mingi pool aega, selles mõttes oli kihvt. Mul põlv kõrvetab sellest kuradi karvuputkast. Minul oli kopp ees, ma kujutan ette, mis sul oli. Ma panin mingi 6 korda vähemalt teiega matsu. Õhtune väike drink kaldes. Yeah, this is our family's guest house. So, I came here to help them. 16 kilti veel täna. Täna jalutame siis Uus-Kuulisse. Tagasi sinna suunda ei lähe. Silda käisin asjata kontrollimas. Teeme teist rada. Vähemalt on hea teada, et sild on olemas. 1,5 tundi on jalutatud Uus-Kuuli suunas. Kuskil pärast lõunal jõuame sinna ja võtame mingi massina ja sõidame Mestesse. Ja siis sellega saab matk läbi. Uus-Kuuli on circa 3 kildi kaugusel. Siit jõuame sõidutee peale tagasi. Olemegi varsti kohal. Mis see härra teeb siin? Värskendan. Olemegi Uus-Kuuli küljale jõudnud. Siin meie matk lõpeb. 100 autojuhti juba ootavad meid, et Mestesse viia. Tähistame matka lõppu. Võimas. Mägede poeg ilmselgelt. Ütsid muu või? Sõidame Uus-Kuulist Mestja poole, siin on väike tee-ehituslõik. Sõidame sinise mersubussiga Batumi poole, mis pidi olema telefonis kokku lepitud järgi valge ja autojuht iga teistsugune olema ja teise nimega. Aga vähemalt sõidame, nii et ei tasu viriseda. Ja nende mägiteede kohta ilmselgelt liiga kiiresti. Hea on see, et kiiresti jõuab kohale. Kui jõuab kohale. Tema joogid. Ma arvan, et kiiremini jõuame hauda lihtsalt. Rahvast oli veits bussi juurde. Saab lõbus 4 tundi sõit Batumisse olema. Mis asja nad korjavad teie järjest? See on mingi rohi siis suhkruhaiguse vastu. Aga lõhnab väga meeldivalt tegelikult see, mis asi see on. See seesama asi. Tuttav lõhn on, aga ma ei oska öelda, mis asi see on. Тут трава лекарство, тут супер, как чай заваришь, чай, как кофе, чай. Okei. See on igatahes vene keeles pusina. Ma ei tea, pidid sellest villima tšatšat ja kõike. See ei ole sama taim. Ei ole. See on teine taim. Jaa. Väga hea lõnnaga. Davai! Nüüd oleme Batumis. Esimese öö olime mingisuses suvalises korteris, tund aega enne kohale saabumist võtsime. Ja vaadake, kus me nüüd oleme. Tulge. Lähme teeme ühe show. Siin üks tavaline kööginurk, aga meil on ka näiteks veinikülm. Jaa. Siia saab panna kõik tomašne ja vino, mis me küla pealt kokku oleme toonud. See on nagu see MTV saade, vaata. Siis siin on meil loomulikult igale joogile peab olema õige klaas. Jaa, sest ega see, me ei ole mingi pööbel, kes lihtsalt joob suvalisest klaasist kõike. Täpselt. Siin on rõdu tagasihoidliku vaatega. Muide, see on 26. korrus, kõige kõrgem sellel majal. Selline vaade siis. Ja loomulikult, ega sa ju ei maga samal korrusel, kus sa sööd. Absoluutselt. Et selleks sa lähed ikkagi teisele korrusele, sa oleme siit. Seal on näha ka Robini ja Kuku teist korrust. Kõrval on teine tuba, mis on suht sarnane selle toaga.
siin on meil 2 voodit. väikse karupoegade voodit ja väikene duširuum. Luksus ja seda kõike 20 euri eest näkku per öö. Selline place siis. Taavo ütle Batumi kohta midagi. What do you offer? Chilling bar, also beach bar, club. I don't know which one you want to pick. We have craft beer. Yes. Beer, okay? Yeah. Let's see. See oli küll lihtsalt müüdud praegu. Left, okay? Can I see what you got there? Okay, it's chilling bar. Konna kontsept.